Tervist! Seda nädalat alustame Pärnust. Meil siin pisikene mugulake magab ja me tuleme Pärnu keskusest just. Kõhud on tühjad. Saatsime Joeli ema autot parkima teise kohta. Läheme ise jalutame kuskile kesklinna poole. Et tahaks süüa. Ei tea veel, kuhu me sööma lähme, aga tahaks teiega süüa. Kõht on nii tühi. Kõht on tühi. Ja jah, ma ei tea. Ei oskagi muud öelda, et tuleme eest ära, et ei saa minna muidu. Siis kui suvi hakkab läbi saama ja ilmad on jahedad, siis on Pärnus kesklinnas Põhitänava on hästi vaikne. On ju? Vesi jutt. Vaatame see first impressions. Kuidas on? Friikad nagu friikad ikka. Et igatahes sul on kanarull. Ma tahaks vajutada, et ta sööks. Mul on kebabirull. Seda peab vajutama. Ja tema magab. Proovisid juba? Oli hea või? Ei proovin. Siis ma rohkem ei filmi, siis ma hakkan ka sööma, mul suu jookseb vett. Jah. Padja nagu tervitab. Ma hakkan endale nüüd siin tagaistmel kohe näku pähe tegema. Näkut. Mis asja? Näkut. Sõidame linna tagasi. Üks siin põõnab mõnuga. Ja linnas teeme veel peatuse kiiresti Polhemi showroomis, sest seal on täna pressipäev. Käime sealt läbi ja siis on koduminek. Ja täna peaks tulema üks pakike. Üks minu jaoks väga põnev pakike. Brändilt, keda ma olen... Oh my god. Ei ole, sest ma mõtlesin, ma tundsin kakaisu. Brändilt, keda ma olen mingi terve oma blogimisaja partneriks tahtnud. Nii et ma olen igatahes väga excited, et mis nad mulle siis saatsid. Tänukiri jäi. Tänukiri. Kõrval on jälle filmida. Hello, me jõudsin nüüd Polhemisse. Tüdruk jäi autosse magama, sest me otsustasime Joeliga, et me ei hakka kodust läbi minema, kuigi me alguses seda mõtlesime. Aga kuna ta meile kakapommi autosse ei teinud, siis me otsustasime, et me ei hakka kodust läbi minema. Mom life. Ja nüüd ma olen siin Polhemis. Rahvast on palju. Ja teen siin kiire tiiru ja oi. Inception ja Jou. Öelge tere üksteisele nüüd. Nii, okei, minu poolt erinevad pildid. On jah, minu poolt algus. Ahoi. Kolmapäev on, eks ju. Ja me oleme praegu linnas. Teeme väikse jalutuskäigu siin. Ja ma käin kiirelt veel Lindeksi pressipäeval ka ära. Me saime sealt parklast selle jubeda tee pealt ära. Eile õhtul, ma ei tea, kas siin kuuldagi midagi on. Eile õhtul igatahes meil käisid esimesed sõbrad lapsel külas. Tegelikult nemad olid juba näinud, sest need olid enamus need, kes soolaleival ka olid eelmine nädalavahetus. Aga siis nad tulid ametlikult siis Puksule külla. Nii et täna õhtul tulevad meil veel ühed sõbrad külla. Ja siis peab siin teistele ka veel mingisuguse aja välja mõtlema, millal nad tulla saaksid. What is? Minu järgmine auto. Tegelikult on see, mis klaasidaga sees. See näha küll ei ole midagi. Super hall. Siis võtsime kafiinist endale mandlilatet. Ja neil on ka. Kuidas kohv on? Väga hea. Kiida. Kuidas päev oli? Hommik?
lõuna, mis aega on? Kell hakkab 2. 2 hakkab saama. Aga tegime väikse tiiru linnas, vanalinnas. Vanalinnas just ei saanud, sest vanalinnas on pool vanalinna veel ikka üles kaevatud. Aga igal pool on jõhkrad teed ka, kuskil ei saa normaalselt vankriga käia, kõik on mingid munakivi või mingid... Ilma vedlustuseta linnavanker, aga Tallinna linnateed ei ole küll sellise vankri jaoks mõeldud. Õnneks meil kodu ümber on nagu normaalsed teed. Jah, ma ei saa, mul on vaja juuksed lõigata just varsti. Jah, aga sul ka kuivasid need naljakad täna, nii et siis pead kodus naljaks tegema on kord. Aga nüüd vist lähme koju tagasi või? Jah. Sa tahad magada vist natuke või? Natuke tahaks. Sa saad magada? Ma ei maga. Okei, ma natuke tahaks. Sa ise vist võiks kas, sul on oma see päev? Ei, elan üle. No okei. Ikka magab veel. Õnneks. Seal on meie tulevane auto jälle. Varsti lähme niimoodi siia sisse, on ju. Paluks meile see, kes maksame sularahas. Taskust võtab pataka välja. See oleks päris lõbus. Ilus. Aga ma tahaks teist värvi, ma tahaks tumehalli või valget ja lahtist. Sest siis, kui see üks ilus suvepäev on, siis võin ma katustada sõita. Ja siis kuuleb auto häält paremini. Nõus. Nõus. Mul oleks nii palav ja mul pistab. Jääb siis nii. Jah. Söön siukseid asju praegu. Vaatan Jamie ja Nicki vlogi. No. Tirtsuke tutib siin kõrval ja Joel harjutab või ma ei tea, mängib CS-e, ma ei tea, mis ta teeb. Ja ma monteerin meie eelmist vlogi ka. Jõudsin alles nüüd kolmapäeval selleni. Ups. Lehvita. Vaatab jalad. Ta pani jalad sirgu. See on kui väike käsi tal on. Kui paar, kes isaga kohe lapse saab, näevad beebit. Võtab küüsiga lõiga. Mul olid täna esimesed autosõidud Tirtsuga üksinda. Päris hirmutav oli alguses, aga õnneks eelmine linna minek läks hästi, et ta magas. Siis ma tõstsin ta linnas vankrisse ja siis ta magas nii kaua, kuni ma jõudsin ringiga tagasi autosse. Aga siis ta vist ärkas üles selle tõstmise peale. Siis ta magas ka päris pikalt. Ja siis tal oli häda natukene. Ja põhimõtteliselt siis ma tegin poole tee peal jäin tee äärde seisma. Ja andsin süüa talle, kuigi ta tegelikult ei nutnudki üldse söögi pärast, et ta tahtis lihtsalt kaisu saada. Aga siis ma sõitsin ruttu koju, aga selle otsa tõest ta ka kahjuks kaebas. Aga nüüd ma lähen uuesti linna ja praegu on vaikus, sest ta jäi õnneks toas magama mul juba turvallis. Nii et success. Tegelikult on nii naljakas, kuidas nüüd tuleb nii palju selliseid esimesi asju, mis me teeme. Küll, ma ei tea, mingid sellised asjad, et kui üksi esimest päeva olin, et siis esiteks üldse see, et üleüldse terve päeva üksi vastsündinuga, eks ole. Ja siis mingi, ma ei tea, pepupesu või midagi taolist, et pole elus üksi teinud seda, on ja. Samamoodi nüüd need esimesed autosõidud üksinda, et see on nii lahe aeg on ikka see lapsevanemaks saamine ja lapsevanemaks olemine, ütleme siis niimoodi. Et justkui õpid ise ka uuesti elule vaatama ja elu tundma. Et see on väga kihvt. Ja nüüd ma olen juba teises autos. Joeliga tulime poodi. Joel teeb kiiresti mingid
Teeme ühe kiire poeskäigu. Kodus on külmkapp natuke tühjavõitu. Siit pole küll midagi näha, aga Tirtsu magab seal taga. Jäi mul õnneks kodus magama ja siiamaani magab. Et ta on siis kuskil, ma ei teagi, kaua ta maganud on. Kisub sinna tunni kanti äkki või? Ma ei tea. Ilmselt. Ja jah. Et ma tahtsin veel seda ka... Tahtsin veel seda ka öelda, et ma unustasin filmida, sest ma olen niimoodi, et käin kuskil ära ja siis olen täiega in the moment ja siis pärast mõtlen, et pagan, miks ma ei filminud. Et me tegime Bloggers Marketi kodukale täna uued profiilipildid. Et meil ju 4. septembril, see on siis praeguse seisuga minu jaoks reaalajas on see siis põhimõtteliselt nädala pärast, sest täna on siis neljapäev, no 1,5 nädalat. Et 4. september oso kell 12, 12.3 on meil järjekordne Bloggers Market. Nii et siis selle vaimus, et noh, kõik on uus septembrikuus, siis uuendasime oma profiilipildid ka Bloggers Marketi kodukal ära. Tõenäoliselt selleks ajaks, kui te seda videot näete, siis on need seal juba üleval. Ja jah, unustasin näidata seda, aga me tegime seda karjased mingi 20 minutiga ja päris vahvad pildid tulid, nii et win. Aga ja, nüüd peab minema poodi raudselt mingi hunniku jäätist või midagi ostma. Kusjuures ma proovisin seda mangosmuutikest täna ja see oli päris hea. Vaatasin, mis ma ütlesin, ma ei julge osta. Mangosmuutik? Jaa, nagu mahlapulgalaadne toode. Jäätis. Jah, aga ta ongi nagu, tundub, et ongi nagu mingi püree kuidagi ära külmutatud, et ta päris mahlapulkadega ülihea oli. Ja ma pean kindlasti seda veel ostma. Meil on selline nälgas koer, et talle ei pea midagi pakkumagi. Ta võtab seda niisamagi, kui sul käsi lihtsalt kuskil ripub. Oi, sassi läks. Vale käsi oli ju. Nii väga on vaja võtta. Ja teda ei huvita ka, kui sa kinni hoiad. Pärnus koer on siuke, et laseb lahti, kui sa lahti ei lase. Vähemalt vana koer oli, ma ei tea, kas uus tegelikult on. Keegi anna, vaata teda. Ta on mingi, et mida sa üritad. Me oleme praegu Rocca al Mare parklas ja pakime ennast just autosse sisse, käisime kiiresti. Ostsime Scandic Kidsist selle lightboxi, mis on siis tähtedega see lamp, et meil sõbrad kinkisid lapse sünni puhul selle kinkekaardi, kuna ma ütlesin neile, et me nagunii seda lampi tahame. Ja kuna me läheme sõbranna sünnipäevale ja Rocca ei tee peale, siis kasutasime ära võimaluse ja käisime siit ruttu läbi, et nagunii siia Roccasse niimoodi väga ei satu. Ja siis võtsime blenderist. Mina võtsin endale mahla. Kohvi. Ja võtsin kohvi. Siis võtsid latte või? Jah. Ja, ma olen ka latte jooja. Mina võtsin Freddie Mercury, mis oli siis maasikad, kiivi ja õun. Nii, ja siis nüüd me sõidame siis sünnipäevale. Ja muidugi Tirts on küll 3-nädalane, eks? Aga kuidagi on ikka nagu veel see, et läheb meelest ära, mis asjad kõik kaasa võtta. Me jätsime nagu põhimõtteliselt osa kingist ja lilled maha, nii et ma ostsin uued lilled. Ja ükskord me läksime Pärnus, me läksime kodust välja niimoodi, et mul olid mähkmed ja varuriided koju. Aga noh, Pärnus on kõik nii lähedal õnneks, et siis ei olnud sellega nagu probleemi, et käisime kohe siis kodust läbi ja võtsime need asjad kaasa. Aga jah, et läheb veel meelest ära nagu, et või noh, nüüd on nagu see, et esmajoones pakime kotti endal nagu lapse asjad ja siis, kui on meeles muid asju ka võtta, siis võtame. Seekord ei olnud meeles, täitsa lõpp. Mõlemat ei saa veel. Mõlemat veel ei saa. Nii arenenud me veel ei ole. Jah, ei ole nii pika lapsevanem, lapsekasvatuskogemusega. Ei ole nii pika lapsevanemaga. Jah. Et see lõpp. Läks hästi, jah? Jaa, pole käinud siis. Ei tea, kus ma olema pean.
Ajame ossa juudes. Nende prillidega on hea, kui päike näkku paistab, siis ei pea kissitama ega midagi, aga näe, siis on nii pime. Aga me nägime Rokas Kätlinit oma perega ja neid oli nii vahva näha. Alguses ma nägin ta meest ja vanemat tüdrukut. Igatahes kõigepealt ma nägin ta meest ja vanemat tüdrukut ja siis ma läksin nii elevile ja siis mõtlesin, et huvitav, et kas me näeme neid veel siin või ei näe ja siis käisime poes üles, me pidime minema korra veel raha välja võtma ja siis poodi tagasi minema. Aga siis õnneks täpselt Kätlin istus noorema tüdrukuga seal poe juures ja siis sain juttu rääkima minna temaga. Vot. Aga nüüd me siis sõidame. Ja mul on kõht tühi. Mul on ka täiega. Parem oleks, kui Sannu süüa annab meile. Ma olen tigedaks, ei ma lollisi tegema. Siis tal on häbi. Minul on ka. Miks sinul? Sina ütled, et sa ei tea mind. Istud autos? Nutan. Pühapäev on käes, mul on mingi hea padjakas. Kell hakkab 9 saama ja Joel juba teeb pannkooke ja mitte sellepärast, et me siin oleks tahtnud teiega üles ärgata nii vara hommikul. Aga üks arvas, et oleks aeg päevaga algust teha, nii et siis nüüd me siis toimetame siin vaikselt. Pannukad! Ja siin ongi meie fancy lambike, ma vist eile mainisin seda. Hihi! Nädala alguses jäid 2 pakki näitamata. Macilt tulid 2 huulepulka. See on toonis Twig ja see on Fusion Pink. Selles ma nii kindel ei ole veel. Ja kulmupliiats, puuder ja päikesepuuder. Urban Decay saatis ka 3 huulepulka nende uuest 100 huulepulga kollektsioonist. See pole päris minu toon. Ma ei tea, kelle toon see üldse oleks, sest siit ei saa nii hästi aru, aga see on tegelikult selline fuks ja roosa ja glitriga. Siis on üks hästi ilus punane ja selline huultel ja pisut selline tuhm lillakas. Ma vist ei ole seda veel näidanud, et kes ei ole proovinud, siis proovige kindlasti seda, see on ülihea asi. Ma olin hästi palju kiidusõnu kuulnud selle kohta, aga ma kuidagi pelgasin natukene seda, sest mingit sarnast asja ma olen söönud ja see ei olnud üldse hea. Aga see mango smuutike on nagu mega hea asi, see on tõesti nagu praktiliselt puhas mangopüree. Täpselt maitsebki niimoodi üli hea asi. No nii, Joel läheb kohe peseb auto ära. Mina vaatan, äkki ma jõuan vaadata terve Gilmore'i ühe osa ära. Aga tahes Joel käib peseb ruttu auto ära, sest et umbes poole tunni pärast tahaks tüdrukut vannitada. Praegu ta magab. Meesterahvast. Ma loodan, et ta magab veel pool tundi, et ta enne süüa ei nõua. Kui nõuab, siis ma pean natukene kiusama teda, et ta kannataks ära. Vot, aga ongi pühapäev õhtu käes. Joo. Täname vaatamast ja näeme järgmises videos. Tšau!